Me elame täna Eestis, kus suur hulk inimesi elab vaesuses, kus enamik inimesi ei ole absoluutselt oma elu ja oluga rahul. Elame riigis, kus vaesus sünnitab vaesust, kus inimesed ei lähe tänavale paremat elu nõudma. Me kannatame, kuuletume ja sojume. Rohkemat me oma elu paremaks muutmiseks ei tee. Vaadake, kallid kaasmaalased, enda ümber, enda lähedasi, enda lapsi. Kas nendel on täna selline elu, nagu teie neile pakkuda sooviksite? Eeldan, et enamik teist tunnistab, et asjad pole päris nii, nagu võiks olla. On aeg ärgata, on aeg nõuda endale ja enda lähedastele inimväärset elamist. Nõuda Eestit, kus igal inimesel oleks katus pea kohal ja soe söök ning esmased võimalused normaalseks eluks. Me ei käi valimas, sest meil on kinnistunud arvamus, et mis see valimine ikka muudab. Meie lapsed ei lähe valima, sest nad on kodust emapiimaga kaasa saanud suhtumise, et valimised on jobudele. Me ei käi tänaval meelt avaldamas, et nõuda enda lastele elamisväärset elu, sest meil on kinnistunud suhtumine, et miks see minu protest neid tõusikuid seal Toompeal peaks kõigutama. Meie lapsed ei käi meelt avaldamas, põhjus juba teada. Inimesed, kas teil häbi ei ole? Kas on normaalne, et meie rahadest makstakse riigikogulastele kõrget palka ja lisaks veel kõikvõimalikke hüvitisi, aga nemad raisad ei viitsi isegi mitte istungitel kohal käia. Mille kuradi pärast me maksame neile 4-kordset Eesti keskmist palka, kui 50% Eesti rahvast ei teeni keskmistki.